Tulevate valimistega tekkis minul huvi. Huvi just selle vastu, et kes kurat nende erakondade poolt hääletab. Neid on nii palju. Keegi peab hääletama EKRE poolt ja keegi vist isegi kirjutas kogemata parempoolsed sinna sisse. Et vastata sellele küsimusele, ma genereerisin ülimalt keeruka, aga täpse metoodika. Nimelt rõhusin stereotüüpe, mu enda kallutatud ideid ja siis ka väikseid pisiasju, mis otsustavad terve partei valijaskonna. Siin on tsükkel. Reformierakond, hästi ebahuvitav partei, status quo partei, kes ei tee suurt midagi ega ei arva ka midagi, aga see teebki nad minu jaoks väga eriliseks, südamelähedaseks. Peamiselt ma ei saa aru, kelle on mõeldud. Eestimaa jõukatele võib-olla? Kas meie rahvas on mingis massipsühhoosis, kus kõik teenime rahvana 4500 euri puhtalt kätte? On üks tüüpiline vaese inimese mõtlemine. Vaata, kui vaese on Aafrikas. Aga meie peale, kellel aina kasvab summa, kellel tuleb raha ainult juurde, nende peale keegi mõelda. Mulle pole veel ülekannet tulnud. Maksuküüru kaotamisega saab miinimumpalka teeniv eestlane 8 eurot rohkem kuus. Selle eest saab vist ühe tahvli Kalevi šokolaadi, aga riigikogulane, kes teenib 5 tonni kätte 9 korda rohkem. See on mingi 72 euri, kui mu matemaatika valeta. Ehk siis mängime mingit sotsiaalselt liberaalset kaarti sellega, et me ütleme, et me ei vihka migrante, viskame iga paari aasta tagant mingi poolik väär agenda ja hoiame tugevat majanduslikku paremat, kus iga mees peab ikka ise enda saapa paeltest end üles tõmbama. Ma isegi ei tea, miks teatud reformikad on reformis. Lahe võiks olla ilgelt äge sots, aga selle asemel ajab ta kliimapoliitikat samal ajal, kui võitleb ettevõtete huvide eest. Ma ei tea, mis nemad on teinud meie kliima heaks viimati, aga see selleks. Sama lugu, kui vaatad reformi noori. Siis kui nad ei tee TikTok'e, on ju. Sa oled noor, poliitikas huvitatud, aga su suurim pürgimine on mis? Olla neoliberaal? Unistage vähe suuremalt. See kui noored vitud raisk, sa peaksid olema noor, sa peaksid olema vihane! Unistage suuremalt, kui vähemalt need täiskasvanud, kelle suurim mingi saavutus on saada lihtsalt rohkem hääli, ilma et peaks midagi pärast tegema muidugi. Nii loeb nende veebilehel. 42 000 valijat, mis iganes 9 isikumandaati ja siin ka see vasakpoolsus, et Riigikokku valiti 13 naist. Super. Aga kes siis Refi valib? Nad on kõige laiema valgumisega erakond. See, mille poolt sa hääletad, kui sa ei tea väga midagi poliitikast, aga nagu tahaks hääletada, sest saab tasuta mingi pastaka. Refi poolt hääletab su ema, su sõber, su vihavaenlane. Refi poolt hääletavad ka kõik, kes kardavad kõrgust, sest kõrgetelt maksuastmetelt hakkab allolevaid vaeseid hirmus. Aga keskmine Refi valija, Siret, 32, töötab maaklerina. Tegelikult polegi väga hullu, lihtsalt ebaambitsioonikas partei. Keskerakond. Hello Keskerakond. Teil on lihtsalt kohutav avalik image. Mida võiksite parandada mingi kalli PR-firmaga, mingi Hamburg partneris tuleb sisse, ütleb teile, et tehke nii ja ma teen teile tasuta. Ärge laske Yana Toomil istuda TikTok live'is 24/7 tundi. Давненько мы сами не стримились. Считаю, эту ошибку нужно исправить. Nagu mingi Kristjan Uibo, aga lihtsalt venekeelne. Ja isegi siis, kui me vaatame teie veebilehte, palgavaesuse kaotamine ja keskklassi kasv alamklassi arvelt. Nüüd ma saan teie pointist aru, aga see ei kõla hästi. Alamklassi arvelt. Et võtame siis neilt selle 8 eurot, mis reform annab. Joink ära. Aga kui me vaatame reitingutel, kes teid valib, siis mul ei ole vaja palju siin midagi teha. Keskerakonda valib Nasja, ta on 47 ja tal on hall pass Narvas. Siin me oleme. Helmede pereerakond. Milline tore sõna. Nagu jäär pereerakond. Lapsendatud muidugi Varro ja Epler. Aga me ei pea lahkama nende poliitikat siin väga palju, sest on vaja täita lihtsalt selline trifekta. Vihata vähemusi / immigrante. Vihata globaliseerimist. Meie usume Eestisse. Ehk siis loe immigrante vähemusi. Ja siis kolmandaks vihata head stiili. Ma pole kunagi nüüd EKRE valijat või esindajat,
kes näeb esinduslik või lihtsalt mitte pervar välja. Chillin meie aja kõige mõjukam poeet ütles, et sa oled nagu Mart Helme, sa oled paks, loll ja vana ja ma ei viitsi suga EKRE poolt hääletab Tiit Piik, see on vist see Eesti otsib neonatsi võitja. Mina peaksin saama Eesti järgmiseks neonatsiks sellepärast, et ma vihkan juute. EKRE poolt hääletavad ka Active Clubi liikmed, kes näitavad mingit olematut lihast alasti grupipildil ja siis lõpuks ka see kutt, kellega sa läksid teidile 3 aastat tagasi ja ta viis sind Fastersisse. Sotsid saavad eestlaste poliitvõhikluse tõttu halva repi. Kohe kui paisab punane värv või keegi kuuleb sõna sots, siis keskmine eestlane hakkab vibreerima, et mõttega, et nüüd tuleb kommunism ära. Aga kas tõesti arvate, et šampanja sotsialist vootele hakkab oma kanti quartershipis kommunismi taga ajama või? Aga ma tean, mida te ütlete. Tsüklitoimetus on nii vasak, mis iganes. Me ei ole siin, et kriitiliselt mõelda. Keskmine sotsi valija on ilgelt fucking tüütu, sest ta hakkab vasakpoolsete mingid sisedraamasid sulle selgitama parlavas, kui sa proovid sõpradega aega veeta ja muutub iga pilsneriga järjest hullemaks. Sõidan oma kastirattaga. Väga naljakas, kuidas sotsid on Eestis mingi vasak äärmuslik partei, sest ideoloogiliselt nad on ikkagi mugavad just praeguses süsteemis. Kui me hakkaks päriselt muutma tööjõudünaamikat läbi moodsama marksismi, siis hakkaksid praegused sotsid meenutama Reformierakonda ja panema räigelt pidurit. Aga sotse ikkagi valib Sofia, ta on 23, õpib EKAs kirjandust läbi kompamise ja veedab kõik vaba aja ja puuduliku raha, sest on töötu, mökus. Parempoolsed. Te olete kõik nii ebameeldivad, nagu ma pigem jutustaks EKRE valijaga kui parempoolset valijaga. Nagu palun tehke endale teene ja vahetage esindus välja kellegi vastu, kes pole Lavly Perling, kellel on mingitki karismat, kellega tahaks nagu, ma ei tea, õlle teha vähemalt või samas ruumis eksisteerida. Ettevõtlus ei saa olla ju mingi elu põhjatäht, mida pime silmi järgida, aga tundub, et nii see parempoolsete jaoks on. Aga parempoolsete keskmine fänn ei tulnud valima kahjuks, sest nad proovisid ära seda politseiniku töörelva, mille eest nad olid oma maksudega maksnud juba, et siis nagu neil oli, nad olid sellest maksnud, see on nende oma, nad võivad seda võtta. That cup is your property and that includes their gun. Okei, chill. Minu research on näidanud, et neid valib Aivar, ta on 34, tal on AI tüdruksõber ja ta hetkel proovib temaga suguühet alustada, aga noks jäi USB auku kinni. Eesti 200. Suhkruvad sotsid, lisarasvaga reform, äkki lihtsalt õpetajate partei. Reitingute pealt on näha, kuidas kuivas toetus kokku niipea, kui pidi peale graafilise disaini ja ilusate reklaamikampaaniate tegema mingit poliitikat. Meil didn't get the memo. Äkki rip-offida Avengersite turundust mingite siis tundmatute nägudega polnud parim mõte, aga ma saan nagu mõttekäigust aru, et Eesti meediavaestele Marveli fännidele võiks nagu peale minna. Siin on ka suured AI fännid. Nad said aru, et saab kõik delegeerida tehisarule, ka Eesti laste hariduse. Ootan suure huviga, kuidas matemaatikaskoorid kukuvad, mingid brainrot meeme kirjandusklassist ja lihtsalt eestlasse suhtlemisoskuse mandumist. Nagu ka mul. Ma ei ütle, et ma olen siin mingi päipoiss. ChatGPT kirjutas terve selle fucking teksti. Kui nüüd ma paljastan end kui kellegina, kellel on liiga palju tunde päevas screen time'i Twitteris, siis see on selline e-ACK ehk e-accelerationist partei. Inimesed, kes arvavad, et tehnika ja selle areng on nagu lahendavad kõik meie probleemid tulevikus. Aga siin palun vaadake tootlikkuse tõusu koos palgatõusuga, tõmmakutu oma AI-ga. Ma tahan rohkem puhkepäevi. Tooge meile palun 4-päevane töönädal ja siis ma hääletan teie poolt järgmised 86 aastat. Okei? Deal? Äkki saate kiirendada AI-ga endale toetust juurde järgnevateks valimisteks, aga ma ei tea, kas nii võimsat tehisaru veel eksisteerib. Kui me peaksime siis stereotüüpima selle Eesti 200 peamise valija, siis see on kindlasti Raudpolt. IT suunda läinud 12. klassi lõpetaja, Sten äkki,
kes mängib 40 tundi nädalas Counter-Strike'i ja arvab, et just temast saab järgmine Mark Zuckerberg, kuigi väike probleem tema plaanis, ta ei ole ilma ChatGPT-ta koodi kirjutanud veel. Rohelised. Isamaa, nende reitinguid vaadata on nagu hästi igavad Ameerika mäed, sest ainult ülesse läheb. Erakond, mis põhineb Kristusele, aga Eestis on tervelt 29 individuaalselt usklikku viimane kord, kui ma kõik üle küsisin. Muidugi vaadates nende põhiväärtusi, siis näeme paljudkit, mida isa Jeesus Kristus meile õpetab. Nagu turumajanduse olulisus. I want to show you in this video 5 Christian ETFs. And inshallah, the markets will turn around and I will be profitable. Isamaa on hea valik, kui sa ei ole päris nõus nagu selle EKRE, me tahame luua valget etnoriiki retoorikaga, aga sa nagu ei taha ka näha liiga palju täiskasvanud mehi käes kinni hoidmas Raekoja platsil. Ehk siis su keskmine mingi Urmas või Ragnar, ainult sirgete meeste partei, aga ma ei kujuta ette, mis trikke Reinsalu peab tegema Parvel Pruunsilla peal, et too üksi erakonda üleval hoiaks oma miljonitega. Ma arvan, et Isamaa eksistents on hetkesel poliitmaastikul väga oluline, eriti meile suveräänsusele, sest et muidu kõik EKRE light mehed, kes muidu hääletaks siis mingi Kremli-meelse partei poolt, saavad hängida kaitseliitlastega, kes on nahvakontot viimased 3 aastat üleval hoidnud ja muutuvad vaikselt juba förrideks. Okei, nüüd on äkki poliitmaastik vähe selgem, mulle kindlasti sai selgem, jätke enda mõtestatud analüüs siis alla kommentaaridesse ja see oli tsükkel, elagu uudised.